nüüd laulame kõik koos. Meil on rõõm südames, rõõm südames, rõõm südames ja meil on rõõm ja kus sa said ta, ja kus sa said ta, maasta liiga Jeesuse. Ja kas see kestab, ja kas see kestab, see kestab igavesti. See kestab igavesti. Ja meil on rõõm südames, rõõm südames, rõõm südames ja meil on rõõm südames. Südames on mul rõõm ja kus sa said ta, ja kus sa said ta, ma sain ta Jeesuse. Ja kas see kestab, ja kas see kestab, see kestab igavesti. See kestab igavesti. Ja mul on rahu, 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 rahu Südames, rahu südames, rahu südames ja mul on rahu, 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 rahu südames. Südames on mul rahu ja kus sa said ta, ja kus sa said ta, ma sain ta Jeesuse. Ja kas see kestab, ja kas see kestab, see kestab olen õige. õigus südames ja Olen õige, 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 õige. südames. Südames on mul õigus. Ja las see kestab, ja las see kestab. Ma sain ta Jeesuse. Ja kas see kestab, ja kas see kestab, see kestab igavesti. See kestab igavesti. Et ma võtke Ja võib olla nii, et me näeme nagu ühe sama asja erinevaid tahke, aga ja kindlasti ja me kogeme vaimset ka väga erinevalt. Et me võime kindlasti, siin võib justkui mingi väike vastuolu tekkida ka üksteisega, just nende erinevate külgede pealt, erinevate tahkude pealt nähes seda. Aga tähtis on ikkagi see, et me kasvame temasse, tema tundmisse, tema olemisse ja saaksime osa nüüd tema sellest võimsusest, mis siis tema ülestõusmises nüüd korraldati meie heaks. Nii et sellepärast on see nii ilus väljendus, mulle meeldib see, et me oleme ülestõusmise lapsed või me oleme ülestõusmise pojad. Et ma saan aru, et küsimus on, üks asi on nüüd vaimne reaalsus, aga teine reaalsus on nüüd kogemuslik reaalsus. Ja ma saan aru, et siin me võime väga erinevatest asjadest nüüd rääkida. Aga vaimne reaalsus on ikkagi nüüd see, et tema surmati ja see mind puudutas veel eriti, et seda kontrolliti väga põhjalikult, kuidas oli, et siis neid jalaluid ei murtud, röövlitel vist murteks ole, et ta oli tõesti surnud. see oli tapati kuskile see odaga. Jah, talle löödi odaga, aga just see, et jah, see inimlikkus surmati totaalselt. Ei no põhimõte oli see, et murti jalaluud sellepärast, et inimene seal kiiremini sureks. Aga Jeesus oli juba selleks surnud. Tal ei olnud vaja enam murda, siis murti teistel kõrval murti ära.
aga see ristisurm on ju see, et no kui sa niimoodi seal liigud on ju, siis see on poomine. Kui nii kaua, kui su põlved jõuavad hoida, nii kaua sa ühesõnaga elad. Ja sellepärast murtakse, nii kui jalaluud murtakse, kohe sured, sellepärast see poob kohe üles. Kohe ära. Et see ongi, see on poomissurm tegelikult. Nii kui jalad nõrkavad, nii sured. Lämbumissurm. See küsimus oli selles, et vist kas hingamispäev oli tulemas ja see oligi vaja ära murda, et siis see surm. Siis lämbub ära. Kohe hing kinni ja kõik. Jah, tema tundmine on midagi nii kallist, et seda on võib-olla raske sõnadesse panna, mis tema on nüüd korraldanud iga üksiku heaks, iga üksiku eest. Ja see pärandi võimsus ja suurus, kuhu igaüks on nüüd kutsutud osa saama, et jah, seda on vaja ära tunnetada, seda on vaja ära tunnetada, ära mõista, ära tunnetada. Ja sellest me nüüd muutume. Nii, kas Toomasel on siin ette valmistatud midagi? Issand oli sind, ma saan aru, et sa väljendasid, et issand oli sind külastanud, et siin ma annaksin järje sulle. Jah. Vaata, kunagi läks üks evangelist, läks telgi koosolekut tegema ja siis üks kohalik inimene tuli ta juurde, ütles, sa võid ju telgi üles panna, aga jumalat pole ju olemas. Ja siis evangelist ütles, kuidas ei ole, ma just täna hommiku rääkisin taga. No ja samamoodi on nüüd see võrdlus on ju, et me laulsime, et Jeesus tuleb peale. Aga piiblis on üks kirjakoht, neid kohti on rohkem, aga üks kirjakoht, kus ütleb niimoodi, et iga kord, kui te sellest karikast joote ja seda leiba murrate või sööte, kuidas seal ütleb, te kuulutate issanda surma, kuni ta tuleb. Jah. See on nüüd nagu öeldakse, mõista siis nüüd. Mis seal öeldud on siis? Väga lühike sõna, aga sisu jääb nagu teadmata või kuidas tuleb. Mina näen läbi Jumala sõna nii, et tema tulemised on täna ainult tema ilmumised. Ta ilmub meile. Piiblis mul on eelmine kord ka siin tõi mitmed kirjakohad. Ta ilmus sellele, ta ilmus temale, ta ilmus oma jüngritele, ta ilmus peale üles tõusmist, ta enam ei kõndinud niimoodi mööda maad, vaid ta kogu aeg ilmus oma jüngritele. Ja korraga veel ühele mingi 500. 400-500, jah, ilmus ühe korraga, kuidas seal on. Et täna on tema ilmumised. Nii, ja kui me laulsime, et Jeesus tuleb pea, siis ma ei möönud üldse nii, nagu me klassikaliselt mõtlesime omal ajal. Et küll ta nüüd tuleb ja ootan, et siis kogudus ära viib. Ma ei möönud üldse seda. Ma mõtlesin tema tulemist, tema ilmumisi. Ja need ei ole, armsad, lõppenud. Tema ilmumised kestavad kogu aeg. Et see oli nii kena laul, et rõõm südames, et kus sa selle said. Kus sa selle said enne. Jah, ma sain siis, kui ta ilmub. Kohe rõõm südames. See on nagu automaatne. Niisama pole ju mingit rõõmu. Niisama lihtsalt tühja koha pealt. See läheb sellega ka kokku, mis Luuka 19 on, kus Jeesus ütleb, et paljud teist näevad minu ilmumist. Selles samas loos, kus ta ilmub 500-le. Ta ütleb seal, et ma tean, kui omal ajal vanad vennad arutlesid, et kas ta valetas või mis see viga on, et see väljendus oli, et paljud näevad minu tulemist, aga arutasid, et kõik tollal ajal oli ka see mõtteviis, et teine tulemine, aga küsimus ei olnud üldse ju teisest tulemisest. See, mis Jeesus ütles, et paljud teist näevad minu ilmumist.
jah, okei. ja täna ongi tema ilmumised ja ma olen möönud, et need ilmumised ongi, mida me nimetame ilmutuseks. Nii lihtne see ongi. äramõistmised. Jah, need ongi tema tulemised. Ja tema tulemised oli kuhugi lõppunud, ta kogu aeg tuleb. Ta tuleb meile kogu aeg. Võt selle laulu ajal ma mõtlesin seda. Ma ei möönud seda klassikalist, nagu mõistetakse. Teada tuleb ja nii, aga mina mõtlesin just tema ilmumisi tema tulemist all. Et sellepärast oli see laul nagu, aga nüüd ma näen seda hoopis teise nurga alt ja teises valguses seda. Oota, mõtlen ka korra. Aga kuidas siis nagu see, et nii kaua te võtate armulauda kuni tema ilmumiseni? Te mälestate minu surma seal, kuni ma tulen. Seda kirja kohta mõtlesin. No sellest rääksid ju. No uuesti sa lugesid alguses. No tähendab, te mõtlete seda, et iga kord, kui te sellest karikast joovad. No ma olen selle kirja koha palju möönud. Ja aga nii palju, kui mina olen seda mõistnud, et... Kas sa siis nagu jätad sellele armulaua ära, kui ta juba on ilmutatud sulle? Ei, vaata, põhimõte on see, me ka Matiga tee peale arutasime, et Jeesus sündis Petlemmas. Aga ta elas Natsaretis. Ja sellepärast ta tuntakse Piiblis Jeesus Natsaretlane. Aga ta sündis Petlemmas. Nii, aga Petlem, mis omakorda tähendab? Leivakoda. Pau. Nii, ja Jeesus ütleb, et ta on eluleib. Kui me nüüd teda joome ja sööme, siis ta ilmubki meile. See on see põhimõte. Iga kord, kui te mind sööte ehk minu karikast joote ja seda leiba murrate, siis te kuulutate tema tulemist. Aga kuidas tema tuli? Läbi surma ta ju tuli, ta ei jäänud surma. Ta ju tõusis ülesse. Ja sellepärast ma kogu rõhutan, et käsi käes käsitlema. Ei saa jätta, et Jeesus jäi surma. Ei, ta tõusis ju üles. Nii. Ja nüüd iga kord, kui me teda sööme ja joome selles karikas, see on pildi keel, siis me kuulutame tema surma, kuni ta tuleb. Sest sa saad ju tema leivast osa, siis ta ilmub sulle. Nii nagu Emmause teel. Südamed läksid lahti põlema. Saame osa tema surmast. Jah, me oleme tema surmast osa saanud juba selles suhtes, aga me kuulutame sellega tegelikult, ühesõnaga põhimõte on see, tema surmas on kuulutus, mingi kuulutus on tema surmas siis järelikult. Äkki see on hoopis niimoodi, et tema surmast saame osa ja tema, oota korraks, mul läheb see asi, et siis kui sellest karikust joome, siis tema ilmumisele mitte nii, et meie näeme ilmutust, vaid meie ilmutame teda teistele. See on ka teine asi juba, aga ma mõtlen, et me peame kõigepealt ise ju saama seespidi tugevaks, et me ise kasvaksime. Siis me saame ka teistele minu tugevus ei ole sinna mitte miskit. Ei, seda küll, aga see põhimõte on nii, et me ju kasvame, me kõigepealt ise seespidi inimesest tugevaks. Jumal ei taha, et me jääme väikesteks beebideks, ta ei taha, kaua sa seda lutti imed siis, kaua sa seal piimakallal oled. Mulle tundub, et Kristuses see vanus käib üles alla kortsa, oled juba tunned ennast, nüüd ma olen täiskasvanud kristlane, siis tunned jälle piima. Loomulikult käivad niimoodi, tõusud ja möönad on, aga põhimõte on see, et me ikkagi ju kasvame. Ega siis lapse kasv ja kuhugi pooleli. Ja ilmus ta palju rohkem mulle esimesed 3 aastat kui praegu. Nii, et me kuulutame, tema surmas on siis kuulutus tema tulemises, ehk üles tõusmist me kuulutame. See maine riik on siis jääv nagu teie arust. Et see maa jääbki püsima. Aga Peetrus muidugi ütleb need sõnad, et seda maad hoitakse ainult tule jaoks. Aga see on see, seda maad, vaata mis siia sisse, see maa, see inimlikkuse. Ei, no kus ta inimlikkuse selles mõttes, et selle maailma algained laos. Jutt ei ole praegu mulle olnud üldse füüsilisest maailmast, ma praegu räägin hoopis teiste teema. Maailma algained. Saage selle maailma sarnaseks. Aga siis ju peab ju Kristus tulema selles mõttes, et sa pidasid selles. Ja, ta peab ju selles mõttes tulema, et see maailm ju lõppeb ära. Mina mõtlen ikka see esimene Aadam lõppeb ära, see ongi see maailm jälle pildi keeles. Vaadake, et see ainult Kristus sinust saab. Oota, las Toomas. Ma unustasin ennast ära. Meil oli kokku lepitud, me saame peale poolt kokku, aga ma käisin päevakas sööma, siis ma tahtsin ühest poest läbi minna
ja selle poe ees ma märkasin ühte amset aegset inimest, on veel sugulane ka pealekauba. Ja ma unustasin ennast juttu ajama temaga. Ma vaatan kella, ma ütlesin, aitab lõpeta, mul oli üks kohtumine ja ma olen juba hiljaks jäänud. Ma panin ruttu autosse ja Mati juurde. Ja siis ma ütlesin Matile, ma pean kodunt läbi minema. Mul oli tegelikult, ma mõtlesin, käin päevaks ära, mul jääb aeg üle ja ma saan veel natuke valmistada. Aga need lehed jäid kõik nii nagu on, nüüd te näete siis, kuidas ma kodus töötlen. Siia ka siis videosse. Kuidas ma kogu aeg töötlen piibelt, mul on leksikonid lahti, mul on internetis tuhnin, otsin veel omakorda on ja ma pidin ju valmistama pühapäevaks jutluseks. Ja ma pidin rääkima ülestõusmisest, aga nagu jutt oli siin, et tema tuli ja sa hakkasid sellest sõnast kohe kinni siin praegu. Et ma ei tea, kas ma tahan seda praegu avalikustada, aga võib-olla ma siis pühapäeval hoopis räägingi seda ja ma Tõnule ka natuke rääkis ja Tõnu ütles, kaua sa ikka seda oma sees hoiad, siis ju näeb, kaua sa suudad seda hoida oma sees. Elu on ju näitnud, kui inimene midagi saab, on ju. No jaga siis välja, mis sa nüüd enam hoiad. Tahab ju kohe teistele ka rääkida, on ju. No seda küll, kui ma pühapäevas asja kõik ära räägin. Räägi ära, kordamine on tarkus. Aga nüüd ongi need, ma valmistan, mul valmib see alles. Mina olen ju detaili inimene, mul on ju nagu oli Betlehem tähendab leivakoda on ju. Mind ei huvitagi see on ju. Mind huvitab ja nii sellepärast ongi, kui ma nüüd pusled kokku panen, ma saan ühe pildi. Kui Betlehem on leivakoda, mis asi see Natsaret siis on? No Natsareti ma praegu ei tea, aga ma jäin seda leksikast jälle vaatan, mis see Natsaret tähendab on, aga seda Betlehem ma tean, et see on leivakoda. Aga Jeesus annab leibe ja sellepärast seal Utsiku raamatus kogu aeg seda toitu valmistatigi. See on üks pildikeel, kuidas isa toidab meid. Kogu aeg olid käed tainas mingus lausete lõppudes. Jälle ta oli seal kütikallal ja tainas segas, jälle pakkus laude. Isa ju toidab meid ja Efesuse kiri ütleb samamoodi, et Jumal tahab oma ihu, armastab oma ihu on ju ja ta toidab seda ja kasvatab või kuidas seal oli, kasvatab ja toidab seda on ju. Ja hellitab. Jah. Armastus alati hellitab. Vaata, kui ei ole hellitus, siis ei ole armastust. Et armastus alati hoiab ja hellitab. Ja selle juures, nüüd siin, mis Toomas rääkis leivakojast, mulle deklareeris, vaata see Toomas, kes mandrilt on, mis ta perega nimi on Sipra või? Ja ta oli koosolekutel ja ta tuli ja ma lasin endale deklareerida ja asju rääkida. Ja siis üks asi oli see, tegelikult peab ikka nii palju võtma, kui saab, kui kuskilt võtta on Jumala ande. Ja siis ta rääkiski seda, et sa oled söönud leiba, sa oled söönud leiba ja selle tõttu sa oled saanud ise leivaks paljudele. Selle leivajutu juures. Üks tema deklareerimine või see oli see, et sa oled söönud leiba minult ja selle tõttu sa oled saanud leivaks. Just selle leivajutu juurde. Ja nüüd ongi seal Emmause teel ju sündis ju täpselt sama asi. Ega nad ennem ära ei tulnud, enne kui leiba murti. See peaks meid midagi kõnetama. Jeesus oli nende kõrval, aru ei saanud, aga nii kui ta hakkas leiba murdma jagama, siis nad tundsid issand ära. Kas see on Jeesus? Nii et see leib on selles suhtes väga oluline, selles me kasvame. Liha on ka muidugi tarvis ja nüüd ongi, ma mõtlen ja kaalun nüüd see, et põhimõte on see, et võib-olla see on liiga raske närida, võib-olla see on liha, mis siis pühapäeval jagada, ma ei tea. Ega jaga meile, me juba hakkame aga ma olen möönud ära jagada ikkagi sellepärast, kes saab aru, see saab ja kes ei saa. Ega mina ei pea mõtlema. Et see on nüüd natuke tahkem roog, siis võiks ütelda. Räägi meile. No ma teen ainult täkke peal, ma ei taha ära rääkida seda praegu. Põhimõte on see, mitmed päevad olid mul mölkusid südames mõtted, et Jeeriku. Jälle Jeeriku, jälle. Teen oma tööd, oma asja ajamis jälle kõik. Järgmine päev jälle Jeeriku. Oota, mis see Jeeriku tegelikult tähendab? Mina uurin ju piibelt niimoodi, et isa, mida sa tegelikult sa rääkida saad? Jeesus, mida sa tegelikult nende sõnadega öelda tahad? Mina uurin niimoodi. Mind ei rahulda see trükisõnasi. Nende sõnade taga on vaim ja elu, sest Jeesus ütleb, minu sõnad on vaim ja elu. Nii, kui Jeesus midagi jagab, siis ta jagab meile vaimulikku toitu, vaimulikku leiba ju. Nii, ja mida ta tegelikult seal ütleb?
loomulikult väga palju vastuseid saab olla. Ma hiljuti tõin ühel inimesel näite, on, et paljud te teate seda, on, et üks mees, 15 meest. Aga vastused on väga palju. 16 saab olla, on ju. 6, mis seal oli, 5, 16, mis seal kõik ära saab oma mõistusega panna. Aga need on kõik valed vastused. Vaata, kui palju sai variante olla. Aga õige vastus on ju 2, mida oodatakse. Ja nüüd sellepärast on vaja, ehk üks mees vedas teist meest. Nii. Aga, ja nüüd on vaja nagu seda autorit tunda. Sellepärast ma olen öelnud, et ei ole väga palju vastuseid. Ikkagi on, enamus on must ja valge. On muidugi, mis ei ole musta valge. Hakka tähte ka närima. Aga lõviosa meie elust on must ja valge. Ja nüüd vaata, kui palju sai mõistusega olla variante. Olid need siis õiged? Ei olnud ju õige, 2 on õige. Aga me nimetame need ka õigeteks ju. Nii palju eri variante on olemas. Aga kuna me ei tunne autorit, siis meie mõistus deklareeribki seda, et need variandid saavad ka olla. Nii et, ja nüüd siis see Eeriku ja ma ei tea, mida te üldse Eerikust teate, kuidas see klassikaline, kuidas me kuulnud oleme. Ja mina sain sealt siukse laksu, et üks laul räägib Eerikust. Eerikust teame seda, et ta tehti maatasa ja Jumal ei lubanud seda üles ehitada, kes ehitab selle üles oma esmasündinuga ja paneb väravad ette ja siis sa oled õigel teel. Ja siiamaani on üles ehitamata Eeriko. Siiamaani. On või? Jah, siiamaani seda ei ole üles ehitatud. Ei, need on, seal on üles ehitatud, seal on praegu, aga ma olen seal käinud, see on täiesti üles ehitatud, seal on araablased. Kas Joosu jõudis kunagi Eeriko? Ja see oli Joosu ajal oli. Joosu tegigi maatasa selle ja siis ta ütles, kes selle üles ehitab oma esmasündinuga ja väravad ette ja mis see teine oli? Ja oma teise pojaga ta lõpetab selle linna ehituse vist, jah. Linna ehituse, jah. No sa oled õigel teel ja see sama salm, ma ei taha ära rääkida seda praegu, see sama salm, mis sa praegu räägid, ma tean täpselt, kuidas sul läks natuke puterdasid, aga õigel teel ole. Ja see sama, kui ma seda lugesin, mis ta praegu ette, ma loen selle pühapäeval ette, pauh, mul kõik hakkas midagi nagu tuli, ilmus, see on ilmumine. Ja kohe süda rõõmus ja siis ma hakkasin seda Eerikut rohkem uurima ja nii palju detaile on seal ja nii palju sügavusi, mida võib-olla paljud, ma ei ole seda kunagi niimoodi kedagi näinud kuulutamas ka, nagu ma seda sain nüüd. Aga okei, ma ütlen ära, paljud ju, nagu me teame ju, et seal on ju usuprintsiibid on ju seal, usutööd või usuprintsiibid on ju. Ja see, mida mina nägin, see ei tühista seda. See jääb ikka alles, see usk jääb sinna alles. Vaat see ei ole nüüd päris must ja valge. Et seal jääb see usuprintsiibid jäävad ikka alles kehtima. Aga ma nägin seda ponti seal nüüd. Ma nägin seda sügavust seal. See tegelikult nagu tähendab. Ja ma ei taha öelda teile, ma olen alati tagasihoidlikult öelnud, et ma ei ütle, et Jumal ütles mulle. Et mina väljendan ennast lihtsalt niimoodi. Ma loodan ja arvan, et ehk ma sain selle Jumal. Aga katsugi ise läbi ja mina olen nüüd siin mitmed päevad selle kallal ainult tegelengi selle Eerikuga ja see on mu sees nii põlenud ja elanud praegu, et ma nägin seda hoopis teises valguses. Aga lõppkokkuvõttes me jõuame Kristuseni. Sest Piibel ütleb, et kõik, mis on Mooseses ja lauludes ja prohvetites, nad räägivad ju minust. Aga tegelikult see Eeriku räägib ka temast. Mismoodi üks siis pühapäeval kuulete? Et ütleb ju niimoodi ka, et Krist muidu ju vaata Moosesel on kate peal on ju, aga Kristusesse võetakse. Jah, on küll nii, jah. Et Vana Testamendi tuleb Kristuses nagu teine dimensioon. Et mis sa ei loe enam seda välja, mis sa enne inimliku mõistusega välja lugesid. Ma seletasin seda niimoodi. Ja nüüd ongi, et vahest
ma ei tea, need ütleme siis ilmutusteks, need lihtsalt tabavad või ega siis mina seda tellida ka ei saa ju. Ilmutusi sa ei mõtle välja, sa saad Ei sellest mõtle, aru, et ma pole seda välja mõelnud, vaid see tuli nagu järsku. Aga selge on see, et ma oma mõistusega ei oleks sinnani jõudnud, sest siiamaani ma nii palju, kui mina olen Jumalat sõna uurinud, mina pole see Jeeriku müürides seda kunagi näinud, seda, mis ma siis nüüd nägin. Ja ma arvan, et loodan, et ma selle Jumalalt sain. Et mina ei hakka inimestele haiget tegema ja niimoodi peale pressima, et Jumal ütles, ma sain ilmutuse, Jumal ütles. Ma jään tagasihoidlikuks ja mina ei käi ligu niimoodi. Räägigi Toomas, kuule, näiteks ma sellepärast tahan, ma ei tulegi pühapäeval. Jah, see on... Räägi, muidu ta ei tulegi nagu. Mis ma siis pühapäeval teen? Ei vaheta, aga mitu korda võib ju ühte asja. Mina kuulen näiteks... Sa pühapäeval oled nüüd? Ei ole. No sellepärast sa tahad, jah. Ja, aga vaata, ei, siin paljusid ei ole, aga vaata, kui mõni asi on selline sügav. Näiteks mina kuulen Peeter Norbergi 2 korda, 3 korda. Et sa selle kätte saad, et sa nagu mõistad seda. Mis on sügav asi, sa oled mitu korda seda kuulama. Sest sa ei saa nagu muidu, sa saad aru, aga see kuidagi läheb nagu minema su pealt. Ütled veel kuulad ja... Siis sa nagu kuidagi saad sellest kinni. Ühesõnaga, mul kahmesin saab kodunt selle piibli ja need on mul jäid kõik pooleli need asjad ja kirjakohad siin ja kõik niimoodi ma siin tuhnin, aga... Kui me juba välja tulime, mis meil aega on. Jumala sa annate aega. Jumala mulle ütled, et anna mulle aega, annan sulle aega. Nüüd ma ütlengi kõigil, mul on nii palju aega, mul on 200 looma, ma olen üksi ja mul on nii palju aega, et mul on lausa igav. Mul on nii palju aega ja mul ei ole mitte mingi probleemi selles asjas. Et Jumal annab sulle, jah, Jumal annab sulle aega, anna Jumal ütleb mulle, kui sa mulle annad aega, eks ma tegelen temaga, siis ta annab mulle aega, ma vaatan, et mul on nii palju aega. Istub lehma ja... Aga nagu kõik on nii kus see kirjakoht oli, ma panin oma alusse järjehoide ka, on see kirjakoht, et maa on minu jalgalune ja äri ja mis kodade mulle ehitada tahate, see oli vist apostlites on kuskil, mis kodade mulle siis siin olemas. Vaata, kui oli ristist jutt, mina näen ka, rist oli niivõrd täiuslik Jumalale, et Jumala südame soov sai täidetud. See nii täiuslik on ristitöö. See rahuldas tema südame. See lihtsalt rahuldas Jumala ja Jumal ütleb, et ta puhkas peale seda. Et ta sai puhkama, nagu öeldeks. Ta tegi oma teo ära koos Kristusega, koos oma ainusündinud pojaga. Ja nüüd see rahuldas Jumala, siis see peab midagi sügavat olema, sest me teame, et Jumal on ju täiuslik Jumal, Jumal näeb algust, ta näeb lõppu, et Jumal ei käitu meiega nii, et loob inimesi, siis ütleb, et vaatame, mis nendest inimestest siin maa peal saab, vaatame, kuidas nad hakkama saavad. Jumal ei käitu meiega nii. Tema näeb algust lõppu ja tema on täiuslik ja see rist, mina näen, et see leping, nagu ta ütleb, see jääb kehtima igavesti. Ma ei näe, et peale Jeesust veel mingit lepingut on tulemas. Siis Jumal annaks seda meile teada. Oleks teada on. Aga ta ütleb, et see jääb igavest igavesti. Järelikult ei tule enam rohkem lepingut. See jäi viimaseks nüüd. Ja see on nii hea, et rahuldas Jumala. Ja rist ja nüüd ta ütleb niimoodi, et kuid kõige kõrgem ei ela kätega tehtud kodades. Nõnda nagu ütleb prohvet, taevas on minu aujärg ja maa minu jalganune järg. No mis kodade mulle tahate ehitada, ütleb Issand, või mis on mu hingamise ase. Just hingamise. Ja, hingamise ase. Ja nüüd, kui maast oli jutt, siis mina näen ka seda maad, me olemegi see maa. Nii, ja sellepärast oli vist Rick Soinerile öeldi, et
maa peab hakkama taevaga koostööd tegema. Ehk taevas hakkab näitama või et maale näidatakse, et taevas on ka olemas. Ehk maa ja taevas ilmselt siis ei tee veel koostööd, sellepärast et kogudused tühjad on või midagi, miks need asjad niimoodi on. Vaimulik ja maine ei ole nagu kuidagi nagu kooskõlas. Täpselt nii ja kui nüüd taevadest rääkida, siis neid on ju Tõnu on väga palju esile toonud ja nüüd see tuleks ikka ka esile jälle tuua, et esimene taevas oli siis, vaadake kuidas Jumal taevaid näeb, esimene taevas oli enne patu langemist. Ehk siis, kui elas Aadam ja Eeva, see oli esimene taevas Jumala silmis, kuidas Jumal taevaid näeb. Me näeme seda sinist taevast, jah, aga Jumala silmis on taevad niimoodi. Sest Piibel räägib 3. taevast. Ja nüüd esimene taevas oli enne patu langemist. Teine taevas on Jumala silmis. Siis, kui inimene on patus ja surmas, see on Jumala jaoks teine taevas. Ja 3. taevas on nüüd see Kristus. Ehk kui me oleme Kristuses. Ehk Kristus meis ja tema meis, et see on nüüd 3. taevas ja Paulus käis 3. taevas, ehk ta nägi Kristuse ilmutust. Ta nägi ju Kristuse, see Johannes nägi, jah, mitte Paulus, Johannes nägi Kristuse ilmutust, aga Paulus oli ka suurtes ilmutustes. Et käis, jah, Johannese kohta öeldi, käis Pauluse kohta 3. taevas. Jah, et inimene ei tohiks isegi rääkidagi neid sõnu, see oli nii auline ja püha või kuidas on. Et sellepärast Pauluse enamus need kirjad, mis siin Piiblis on, need on ju Kristuse ilmutus ja sealt see tarkus tal tuligi Kristuse ilmutustest. Ja nüüd ongi see maa on jalgalune järg on. Et selles suhtes see taevas on minu aujärg ja maa minu jalgalune järg. Ja meie oleme täna see maa. Maa ei räägi füüsilisest planeet maast praegu. Meie oleme see maa. Nii, ja kuidas... Kirjakohti paluks ka maa kohta. Nagu selles mõttes, et üks vist oli see, et kus olid need 4 erinevat maad ja igale maale külvati. Jah, see on nüüd see külvilõikuse seadus. Ja seal me näeme, et see maa oli ju hoopis inimene, kuhu külvati. Aga Piibel ei räägi kuskil, et inimene on maa. Piibel räägib sellest maast. Ei, see on tähendamissõna, see ei ole mingisugune, see on lihtsalt tähendamissõna. Jah, see on mõistu. Aga inimest ei nimeta Piibel kuskil maa. See tähendab seda, et maa ja maa. Ja maa saab mehe. Kas südame põllumaad ei räägita? Näe, vaata, Tarmo. No see on jah, ma toon siis ühe kirja koha siin. See oli hea kirja koht, ma olen ka seda esile toonud, on see külvilõikusseadus. Sest sealt me näeme ka, et külvaja läks seemet külvama. Me mõtleme muidugi, vaadake, pange tähele kogu usu, kui usust räägitakse, siis tegelikult usku võrreldakse tegelikult põllumehe kannatlikkusega. Kui te tähele panete, loete Piiblist. Kogu aeg on seotud see usk nagu põllumehe kannatlikkusega. Ja nüüd ongi niimoodi, et me võime ju mõelda jah, et külva läks külvama, muidugi otre ja nisu ja kaere ja kõik nii. Aga kui Jeesus hakkab seda tähendamissõna lahti seletama, siis selgub, et seeme oli Jumala sõna ju. Näe, sellepärast ma räägin, et mida Jeesus räägib, tema on vaim ja elu. Tema sõnad on vaim ja elu. Ja siis, kui siis tuleb selgusele, et kuhu see seeme külvati, need olid inimeste südametesse. Jeesus räägib üldse maapealsest asjadest ju. Jeesus räägib vaimsest toidust, vaimsest külvist, vaimulikust seadustest. Ja nüüd ma toon sulle, Tarmo, veel ühe kirjakoha siin. Sinust ei kõnelda enam kui hüljatust, ega kõnelda su maast enam kui laastatust. Vaid sind hüütakse minu armsam ja sinu maad abiellun. Sest Jehova armastab sind ja su maa saab mehele. No appikene küll, Tarmo. Kas ma olen siis nii loll või rumal või Mati, et kas siis tõesti see planeet maa saab mehele? Kas siis tõesti see abiellub või?
no ma peaks täitsa soda olema, kui ma niimoodi mõtlen. ei no aga sa ei saa kõike võtta ju selle. Me räägime vaimulikust asjadest, me räägime vaimulikust terminitest. ei, väga hea on mõtiskleda praegu. jah, väga hea mõtiskleda. Sellepärast need kuu ja päike ja tähed ei räägita täpselt samamoodi, ei räägita nendest füüsilistest kuust, päikest ja tähest. ja see viibki meid eksiteele ja sellepärast. uued asjad on nagu meile alguses raske võtta, kui me esimest korda kuuleme. alguses nagu raske. me ei saa kõike võtta vaimselt, vaata see ongi see. no aga Jeesus võttis ju vaimselt. ei võtnud. Jeesus. ta rääkis. aga ta ütleb, et mõni asi esialgu tundub, et kas see on võimalik ja kas ikka nii saab olla. aga lähevad aastad mööda ja me saame aru, ikkagi see saab niimoodi olla. ja nüüd ma toon siis selle. las Toomas ma toon selle päikse, kuu ja tähe kohta siis selle katastroofilise näite. mul on ammu juba mul on natuke loogikat, ma ei tea, kas inimestel ei ole loogikat või mina ei tea, mina olen natuke mõtleja inimene ja ma tahan kurvi taha ka näha, ma ei taha ainult, et kurv on ja siis välja sõiti kõik. aga jumala juures võib loogikaga ka puusse panna, alles sellega. Muidugi loogikaga jumala riigis ei mitte. jah, aga nii huvitav, kui see ka on, Jeesusel on loogika olemas ja jumalal on ka loogika olemas. meil ei tohi loogikat olla, väga huvitav termin. ei, jumala riigis su loogika mitte kuskil ei, mis pole, siis Jeesus ütleb sellepärast ma ütlen teile, oota mille pärast, sest loogika on seal taga. nii, no ja nüüd on päikse, kuu ja maaga on tähetedega on niimoodi, et kui praegu käia hulgas oleks keegi astronoom siin ja kui ma hakkaks tal sihukest juttu rääkima, et kuu ei anna oma valgust. tema, kes on õppinud, on ütleme või eliitprofessor või keegi astronoom, siis see saab ju kohe aru, et oota, mis sa räägid, annad sa aru ka endale, mis sa räägid, kui kuu ei anna oma valgust, kui päike ei anna oma valgust, see planeet Maa on ju hävinud ju. ja tähed langevad. ja tähed langevad maa peale või maale. seda jumal räägibki. no räägibki muidugi ja see ongi see täpselt seesama asi, et üks mees ja 15 meest, jah, on erinevaid vastuseid olemas, aga me ootame seda ühte. ei no teie võite seda pidada vaimulikuks, mina usun seda nii nagu sõna ütleb jälle, vaata see ongi, mina usun siin jumalat nii nagu sõna ütleb. aga ma ei keela sul niimoodi uskumast, aga tark oleks, kui sa lihtsalt kuulaksid. las jumal laiendab meie nagu seda arusaamist. ja nüüd siis see maa on ju hävinud ja enne kui täht üldse maale peale jõuakski, oleks see maailm nanoosakesteks. astronoom teab, mis juttu ma räägin, kui te ei saa aru, siis ei saa. astronoom saab kohe aru, millest ma räägin. ma räägin katastroofist, ma räägin maailma hävingust, kui need tähed ja päiksed kuud enam valgust ei anna. nii täpselt sama oli selle maaga on ja loomulikult selle klassikalisel õpetusel saabki olla ja saabki nii võtta, kui me füüsilised kirjatähte taga ajame ja kõik, aga näe vaata, siis on ju, kuidas see müsiline maailm, planeet siis abielluda saab, kuidas ta mehele saab minna, kuidas siis see, mis sellest maast siis järgi jääb, kui see päike ei anna oma valgust. me räägime ju sogast juttu ju. ja sellepärast ongi, et me peame ennem mõtlema ka, mida me ütleme ja räägime. ja nüüd. aga need kinnitavad kirja kohta nii palju. muidugi on palju. Peetruse sõna on ka näiteks, et see maailma algained laostuvad tules. Nendel kõigil on vastused olemas tegelikult. küsimus ei ole. aga Jeesus ütles ka enda omadele, teile ma räägin seda ja neile ma räägin tähendavast sõnadest. ta ju seletas enda omadele kõik lahti. aga nüüd ka, oota korraks, ma räägin praegu Jeesusest. Peetrus pole Jeesus veel. maine Peetrus eriti. aga mõtle nüüd pärast, sa lähed pärast koju ja sa küsid otse Jeesuselt, et ilmuta mulle seda, mis rääkisid. noh, mingi vaidlus on jälle mõttetel. üks on ühe koha peal, teine on teise koha peal. üks on tulnud ühest õpetusest. las Toomas jagab, muidu Toomas ei jõua kuskile. lihtsalt vaata, kui sa vaikselt hakkad niimoodi kodus nagu kuulama, et mida Jeesus sulle ütleb selle kohta. ta isiklikult peab ilmutama. praegu kuulad lihtsalt ja pärast ta isikliku ilmutuse läbi, vau, siis hakkab nagu põlema. aga alguses niimoodi kuulates. see kõik võib olla näiteks ütleme niimoodi, te võite siin olla siin 100 on ju, te võite kõik valesti mõelda ja mina võin ka õieti mõelda üksi. isegi nii võib olla. Teil ei pruugi üldse õigus olla, minul võib olla õigus. Absoluutselt võib. no täpselt. mitte midagi. aga me praegu räägime siin seda, kuidas meie näeme. Teie räägite lihtsalt seda, kuidas teie näete. aga see ei pruugi olla üldse tõde. ei tarvitse, aga nüüd igaüks kõik katsuvad läbi. me oleme need üllad. vaata, Lonks ütles kuldsed sõnad ühel õhtul, et kas me suudaksime liha ära närida ja kondid järgi jätta?
kui meile räägitakse asju, on ju, et jätame siis kondid järgi või ehk eraldame siis terad sõkaldest või kuidas need näited on ju. Et see, mis siis kõnetab, võtame selle alles ja mis ei kõneta, lööge kõrvale ja lükake kondid minema. Katsume kõik läbi. Ma tahan nüüd kuulata. Ega me ei söö nii, et silmad kinni ja muudme anname endale. Ega keegi nii ei söö. Kui keegi veel segab, läheb nurka seisma. Just, ma pean tunni aja pärast minema hakkama. Noh ja nüüd ongi, et see ja maa on minu jalgealune järg ja sellepärast Jeesus ütles niimoodi, kui ta selle õpetas palvetama, et nõnda minu isa on, kes sa oled taevas, sündigu sinu tahtmine nii taevas kui ka maa peal. Nii Jeesus pidas silmas nüüd seda maad, millest mina räägin. Nii et see, ja meie oleme täna see maa, see põllumaa või maa, ja nüüd see taevas on tulnud uus taevas ja uus maa, et need teeksid koostööd. Ja me oleme täna see maa ja sellepärast ta ütlebki, et me oleme, maa on minu jalgealune järg. Ehk täna on Jumal ka leitav siit planeet maa, samamoodi siis, nüüd ma nimetan planeet maa, aga läbi oma maa. Ehk me oleme täna see maapind või maa. Ja nüüd läbi selle saab taevast siia füüsilisse maailma. Taevas ja maa saab üheks, siis mina saan Jumalaga üheks. Täpselt nii. Ja nüüd saab ka muud inimesed saavad siis näha seda armastust ja kõike seda läbi meie, sest me teeme taeva ja maaga täna koostööd, sest me oleme Jumala pojad. Ja Jumala poeg räägib ju seda, mida isa ütleb ju. Jeesus ütles alati seda, mida isa teda ütles tegevat ja sellepärast ma ei mõista neid inimesi, vaata seal Urtsiku raamatus tuli väga hästi esile see, et kuidas seal olid need usuisad ja need klassikalised usuisad teevad Jeesusest ja Jumalast sellise kombinatsiooni. Ehk Jumal on siis range Jumal, kes siis karistab ja peksab, aga kui on nendel omal mingi häda käes, siis jooksevad Jeesuse juurde. Et Jeesus on see armuline ja alastaja ja tema annab andeks. Aga halloo, Jeesus tegi ju isaga koostööd. Ja kõik, mida Jeesus tegi, peegeldas isa, ehk sellepärast ta ütleski sellele Filippusele või kellele ta ütles, et kuidas sa ei näe isa, et sa oled muuga koos olnud, on ju, kõik, kes on mind näinud, on ju isa näinud. Nii, kui nüüd isa nüpeldaks meid või karistaks või tooks haigusi ja Jeesus ju tervendas, kuidas me siis koostööd näeme seal? See ju läheb ju, nüüd ongi loogika. Siis loogikat ei tohi olla. Kui teine toob ainult haigusi ja teine Jeesus on see hea, on ju, Jumal ei ole hea, Jumal on see karistav, on ju, need ja kõike tapja, siis aga Jeesus oli see hea ja muudki tegi headust maa peal. Võtta, kuidas see koostöö siis välja näeb? Mismoodi ma näen siis siin koostööd, kui nad on üks ehk ühtsed. Nii järelikult isa tegi seda sama, isa tegigi seda läbi Jeesuse. Kõik, mida me Jeesusest nägime ehk näeme, oligi isa tegu Jeesuses. Põhimõtteliselt me nägime isa rohkem kui Jeesust. Vale öelda küll nii, aga pildi keel või niimoodi. Sest ta väljendas isa tahet. Nii, ja nüüd. Taevast või maa. Jah, täpselt. Ja Jeesus tõi taeva maa peale, sest Jeesus oli Jumala poeg, ta oli ka inimese poeg. Ma olen alati öelnud, inimene on kahepaikne olnud ja nii nagu me toome sellest, me oleme ammu toonud seda näidet, kuidas tõugust võrsub kasvab liblikas. Et põhimõte on inimesega samamoodi. Me saame kontakteeruda füüsilise maailmaga ja me saame kontakteeruda ka spiritismi maailmaga ehk vaimumaailmaga. Ja inimene on ainuke olend, kes seda moodi saab elada. Ja sellepärast loomadel ei ole ka vastutust. Sest loomadel ei ole vaimu. Nii, aga inimesel on. Ja inimene saab elada ka vaimset elu. Sest Jumal on loonud inimese oma näo järele. Ja niimoodi on kõik oma vahel seotud riduradapidi. Ja nüüd see maa oleme meie ja see ongi tema jalgealune äri. Ehk me tahame teha isa tahet. See ongi meie ainuke käsk täna, et isa tahet teha, käia isa tahtes. Rohkem käskusid me ei ole, sest nemad ongi, ehk Jeesus või Jumal ongi meile täna käskudeks.
ja nendes me käime. Ja mis koda te mulle tahate ehitada, ütleb issand. Või mis on mu hingamise ase. Ehk kuna me teame nagu selle Samaaria naine seal kaevul on ju, siis sealt tuleb väga hästi see esile. Ma räägin lühidalt, sest paljud teavad mu asju juba, mida ma räägin. Et ta ei jätnud siis küsimata, sest see oli tal nagu hinge peal, et ta nägi, et ta ees on prohvet ja küsib siis väga olulise küsimuse, et aga samaarlased kummardasid seal mäel. Ma seda mäe nime olen kuulnud ka, tule see praegu meelde, kummardasid seal mäel, aga Jeruusalemmas juudid kummardavad Jeruusalemmas. Siina ja Sioni mäel. Ei, see ei olnud Siionmägi, see oli... Mul on see keele peal ka, ma tean ka seda mägegi, kus nad kummardavad. Nii. Aga Jeesus vastab, mitte kumbki ei ole õige. Vaid hakkab naisele rääkima. Tuleb aeg, tuleb tund ja see on üsna peatselt. See ei ole kaugel. Et Jumalat ei kummardata ei seal mäel ega Iisraelis, vaid vaimus ja tões. Nii, no ja nüüd, ja mis koda te tahate mulle ehitada? Või kus on mu hingamise ase? Ja nüüd meil on see muidugi juba teada on ju paljudel siin, et Jumala tahe oli tulla inimesesse ehk inimese vaimu elama. See oligi üks salad. Jumal oli rohkem saladusi, paladus on palju, et ka Kristus on meie sees ja kõik, aga nüüd Jumal tegi oma koja ehk templi, tegi inimesesse. Ehk tema on siit leitav 24/7. Ja see oli tema saladus, eks te tead, Kristus on ju teie sees. Mul oli nii sügavalt kahju, kui ükskord üks vend, ma ei taha nime mainida, ja pahandas, ma rääkisin maailma lõpu temaatikast ja siis ta ütles, aga näita mulle, kus on Kristus? No näita, kus on Kristus? Kus see Kristus on? Siis mul kohe peas käis läbi see kirja kohta. Eks te tead, et Kristus on ju seespidi teie sees. Ja nüüd me otsime siis seda füüsilist Kristust, et ta tuleks siia maa peal. Näita, kus ta siis on. Ja just täna oli ka jutuks, et me ei tunne ju teda enam liha poolest. Me tunneme teda vaimu poolest. Ja sellepärast ta tuleb ja ilmub täna meile ilmumistega. See on ainuke tee, muidugi läbi unenägude ja muude asjade, läbi Jumala sõna ja kõik, aga põhimõte on see, et ta tuleb, temal on täna ilmumised, kuidas ta tuleb ja näitab ennast ja kuidas ta kohale tuleb. Ehk see on ka tema ilmumine. Sõna läks lahti või sa said tervendatud või sa said julgustatud või sa said parandatud. Need on kõik tema ilmumised. Või pühavaim rahutas sind. Täpselt. See loetelu võib pikk olla. Ja see ei ole nüüd päris mustvalge, sest seal on väga pikk, väga laialdane. See Abdullah või see on väga suur. Ambulaa või mis ta on. Et võt see on... keerulised sõna, võõrsõna. Ära kasuta. Jah. Ma tunnen Jumala sõna rohkem neid võõrsõnu. Et neid on väga palju. Need on kõik tema tulemised, tema kohalolu, tema ligiolu. Näiteks me vastasime sulle, Mati, väga hästi, kui me lugesime seda raamatut ja meile läksid... kenadeks diskussiooniks läks ka vahest hetkel mõni aeg ja siis me vastasime sulle väga kenasti. Muidugi me ei lugenud piiblit, sa ütlesid, piiblis nii ei räägita. Me lugesime raamatut. Aga mis ma sulle öelda tahan? Jumal ei ole nii, me piirame Jumalat. Jumal räägib ka läbi looduse. Kuidas see Rooma kiri ütleb, seda nähtamatut olu nähakse, kui tahetakse näha. Jumal räägib läbi laulude. Jumal räägib läbi numbrite, läbi värvide, läbi tähendamissõnade ja läbi ka raamatute. Ainult, kellel on kõrv kuulda. Piiramatu võimalus Jumalal rääkida kõik. Aga võib ka niimoodi olla, et see raamatu kirjutaja on eksiõpetaja. Saad aru? Seda küll. Ei, loomulikult on neid. See raamatu kirjutaja võib olla täiesti vabalt eksiõpetaja. Aga seda tunnetab, kui ma näiteks vaatasin sama raamat, mis sa kogu räägid. Tunnetus on niimoodi, et Rick Joyneri raamat. sa tunnetad, et ära püha vaim hakkab kõnelema. Lihtsalt sa ei kuule enam püha vaimu ajad, vaid sa oled mingis õpetuse, eksiõpetusse sisse langenud.
sa ei saagi sellest üldse aru. Ja sa lihtsalt oled selles, sest sa lihtsalt ei näegi muud enam, sa otsid ainult põhjused, sa otsid ainult selle vaatenurga alt kõiki kirjakohti, kõiki neid sealt sellega. Aga siis sa paludki tarkuse vaima. Ja sa kuuled neid mehi, kes sellist teemat räägivad ja sa oledki lõpuks selle sees, sa ei saagi enam aru, et sa oled üldse ära langenud ja tagasi läinud. Oledki täiesti sees. Ja sa ei saa nii aru, et sa oled vale õpetus. Ja kui sa rääkisid, et algainetest. Sest sa kogu aeg tegeled sellest. Aga kuule, me läheme jälle Toomase. Elu paneb paika, praktika paneb õpetuse aga paika. Miks ma pean tulema oma aega raiskama ja täna õhtu siia tulema ja teile rääkima füüsilistest asjadest? Kui Jeesus ütleb, tema sõnad on vaim ja elu ja me käime vaimu uues olemises. Mis mõte mul on tulla teile hakata siin jahuma igasugust materiaalsetest asjadest? Kui ma tulen nagu siia... muud poleks teha. Ja nagu muud ei oleks teha. No aga Paulus ja Peetrus ja need oma kirjades ei räägi neid jutte ju. Miks ei räägi? Muidugi räägi. Ja need, see Ulsik on, üldse ütleme niimoodi, see on alles, mis aastal see välja anti, no. See on ju alles hiljaaegu atud, millal see oli, no. No, see on ju... Mille arvelt saab üldse midagi arvata, sellepärast, et see mees on ju andnud selle alles nüüd välja. Jumal siis toob järsku mingi pääs lõpuaegadel, ennem ei tea keegi mitte midagi, nüüd on Ulsiku raamat järsku toonud tohutu valgusele. Ega ma ei ole raamatut lugenud, aga kui seda filmi vaatad, siis no, Jumal on elab Jumal. Aga see ei ole ainult Ulsik raamat, see on paljudest ilmutustest, nägemustest, kõigis asjadest tegelikult. Tänu Jumalale, et ta laskes tõde jälle sedapidi paista. Ja, aga okei, me juba. Aga sa võid enda arvamuse poole. See Jumala tulemine on ka iga kord, kui sa saad uue ilmutuse, sul avaneb otse kui uus piibel. Teeme nii, et las Toomas jagab ära, muidu me ei saagi üldse... Valguse engel võib ka ilmutada, arvast selle. Mitte ainult Jumal ei proovi kõik ilmutada. See on eluaeg nii olnud. Ega Jumala sõna nalja pärast nii ütle. Vaim sõdib liha vastu. Ja lihalik inimene ei mõista ära vaimulikku, aga vaimulik inimene lihalikku mõistab ära. Just. Nii. Ja milleks on siis selline jutt järelikult, on ju vaimu asjad on ju siis olemas, vaimumaailm on olemas, vaimulikud asjad on olemas ja mina tahan rääkida nendest vaimu asjadest, vaimu teemal. Mis mõte mul on need lihalik asjasi taga ajada, need võime külanurga taga ka ajada, aga täna me oleme kokku tulnud tema sõna ümber ülistame, palvetame, laulame ja Jumal räägib läbi kõikide nende on ju. Läbi laulude, läbi ülistust, isegi laul kõneleb vahest rohkem kui 2 tundi kõnelust. On sellised olukorrad? Mis iganes. Ja, mis iganes. Sest küsimus ei ole üldse, me võime öelda ka, need on ju inimlikud laulusõnad, aga küsimus pole, kui püha vaim kannab seda, siis on kõik ju hästi. No, näiteks üks kena, teate seda, ma jälle lühidalt räägin, näiteks kuidas Jumal rääkis läbi naise. Oli üks joodikute kamp, oli üks 3-4 meest. Jõid seal ja siis üks mees hakkab äkkist keksima, et teate, mul on kodus selline naine, kui te praegu mulle koju tulete, ta teeb teile söögid kõik ära, ta kütab teile sauna ära ja ta teeb teile kõik ette taha ära. No ja mehed hakkasid sõna otsas kinni, et okei, lähmegi su naise juurde, näite, kus see naine suke on selline. No nii kui jõudsidki sinna, nii kohe naine pani kohe panni tulele, kõik hakkas mune praadima, seal tegi söögid valmis kõik, siis küttis saunad ära, andis meestele sauna kõik, siis ja hommikuks olid riided ka kõik puhtaks pestud, pani kõik masinasse või kas tollal oligi masin, ma ei tea, mis ajalugu see on, aga ja mõtle, mehed hommiku murdusid, andsid oma elu issandale. Vaata, milline kuulutus. Mehed olid lõksus nagu rotid. Üldse ei olnud 2 tundi kõnelust ega mingisugust teoloogilist juttu. Ja inimene tegutseb ja ei räägi ja inimesed annavad oma elu issandale. Jumala vaim on sealt taga. No, ja nõnda on ka need raamatud. Sest ma ei usu, et ei ole olemas siin maa peal sellised raamatud, mis ei oleks issandast, et issand on nende taga. Loomulikult on. Aga muidugi on ka sellised raamatud, mida tuleks eemal hoida. Loomulikult on. Igal pool on ohud ka olemas. Et need on igal pool olemas. Näiteks kui me praegu tähele paneme, ma olen möönud, igast petukõned tulevad telefonidesse petukõned. Ja jälle mingid miljonid on aastas Eestist röövitud inimeste käest rahased. Nii, ja siis on
petukõned ja siis on, oota, mis need veel olid. Ja siis, mis ma sellega tahan seda öelda sellega, et kuna inimesed ei tea tõde, sest tõde vabastab. Kui inimene teaks tõde, siis ta ei läheks selle petukõnega kaasa. Aga kuna ta ei jaga ära, mis on tõde, ta läheb sellega kaasa. Ja jääb ohvriks. Sama meil piiblis selle sõnal. Kui me seda autorit ei tunne ja loomulikult me võime panna igasuguseid arvamusi siia. Nii palju kui on arvamusi, nii palju kui palju on inimesi, nii palju on ka arvamusi. Ja ometi arvata võib. Ja arvata võib, jah. Keegi ei keele. Ja Jumal ei keele seda arvata niimoodi, jah. Nii et igal pool on ohud ja mitte ohud ja nüüd ongi, kellel on kõrva näha ja silma, nagu algul laulsime, et Jumal avame silmad. Ja kuidas on piiblis üks, et ihu küünal on silm või kuidas on, ihu valgus on silm või ihu lamp on silm. Jah, nii. Ja siis on kogu ihu valguses või kuidas ta ütleb seal. Kuidagi niimoodi oli. Et see on väga oluline sellepärast, et siis me oskame käituda, ega siis vale ei tee meid vabaks, tõde teeb meid vabaks. Miks me kogu aeg, inimene lähebki nende pettuste kaasa, kuna ei tea tõde. Ja sellepärast neid petukõned ja mul oli üks variant veel, mis ei tule meelde, petukõned olid üks ja kuidas inimesed lähevad kaasa nende pettustele, kuna ei tea tõde. Tõde on selle asja taga. Nii kui inimene tõde teaks, ta ei annaks oma koodi ära, ta ei käituks nii ja ei jääks oma rahadest ilma. Nii, või mis on mu hingamise ase ja me teame, et ta on tulnud inimesse ja ta tegi oma aseme inimesse. Nüüd see Johannese 14 peatükk tegelikult räägib sellest samast asemest, ta räägibki. Ja minu teada on seal 23 korda, lugege ise üle, ta räägib kogu aeg, iga teine, kolmas lause, isa, ma tegin omal kodutöö ära, lugesin kõik ära, nii kui see Johannese kiri hakkas, seal see peatükk seal. Kõik isa, kuni ma jõudsin selle lõpuni, mina sain 23 korda, mainitakse seal isa. Aga klassikaline õpetus räägib, et meile räägitakse taevasse minemisest. Aga kui iga 23 sõna, ma saan sellest peatükist ja sellest, kuni see on see salmine, ma saan 23 isa väljaütlemist, siis ma küsin, millest siis räägitakse. Kas taevasse minemisest või isast? Järelikult räägitakse isast. Nii. Ja siis ta räägibki, et ta tuleb meie eluasemeid tegema. Ja samamoodi, kus siis Jeesus oli isas. Ja sellepärast ta tahab, et me oleksime ka täna seal, kus Jeesus oli, isas. Isa oli temas oma vaimu läbi. Jumal saab oma vaimu niimoodi jagada, ma ei tea, kuidas, aga rääkib, kuidas. Ma ei tea, aga Jumalal on see võimalik. Ja nõnda ta on andnud ka inimestesse oma vaimu, ehk püha vaimu. Ma ei tea, kuidas, aga ta saab seda teha. Ja ometi ta on ise ka veel kõikjal, aga ta saab anda inimesesse oma vaimu. See mõistuse vastane on ju, aga ometi see on nii. Taevasse asemeid valmistada võib ka olla see, et meie oleme Kristus sees taevases olukorras. Jah, ja nüüd see taevane ase, mida ta valmistada läks, oligi see, et ta tuleb, ehk teeb ju, ta räägib ju oma templist on ju, et lammutage see tempel. Ma olen ka mõnele kriitikule või sellele tähetargale öelnud siis, et loe nüüd sõna. See oli Johannese kirjas. Johannes. Jeesus ütleb, lammutage see tempel ja ma nüüd rõhutan, see tempel, see mis Jeruusalemmas oli. See oli just nende ees ka veel. See oli nende ees, seal nad tulid sealt pühakojast välja ja siis nad hakkasid rääkima, oi kui suur ehitus see on ja kui vägev ja kõik see on, siis Jeesus ütleb, aga siia jää kivi ka kivi peale, tuleb aeg, kus siia kivi ka kivi peale, see jäetakse maha, teie koda jäetakse maha ja see lammutatakse ära. Nii. Ja nüüd hakkame siis tähte kinni. See tempel, lammutage see tempel, seesama tempel, Herodese ja ennem ta oli Saalomani, lõpuks oli siis Herodese, viimasena oli Herodese tempel. Lammutage siis ära ja ma ehitan selle templi, ma nüüd rõhutan, selle templi. No oleme siis kirjatähetargad. Nii. Ja nüüd seal öeldakse, kui seal taga ei oleks täna sellist lauset, aga tema rääkis oma ihutemplist. Ja kui ei oleks seletus. Ja kui ei oleks seda lauset seal taga. Me täna päevane Mati vaidleksin selle Herodese templile. Jälle ta rääkis vaimulikust asjast. Ei rääkinud sellest füüsilisest templist. Nii. Ja nüüd me näeme, kuidas need füüsilised asjad kukuvad maha kogu aeg. Ja Jeesus räägib kogu aeg vaimseid asju. Vaimutoitu.
ta jagab kogu aeg vaimutoitu. nii, ja nüüd see tempel, sellepärast üks kiusatus oli templi kohta. ja üks kiusatus oli seal võimu kohta, et kõik valitsuse võim saab Kristuse omaks, on ju. Ja siis ta tuligi, pakkus talle kõik maailma kuulsust ja väge ja kõik see, ainult kummarda mind, see on sinu, selle kõrbe kiusatus. Ja see polegi tähtis, mis järjekorras see on, aga ja üks oli veel selle käsu kohta. Ja selle käsu kohta, sellepärast ma ei mõtle, mida Slava meile rääkis. Slava rääkis meile leivast on ja ma tean, et Jeesus oli sa kuulasid Slavat või ei olnud? Oli ikka. Jah, okei, tema seletas seda leiva, et see on meie toidu kohta oli kiusatus. Mina sain Slavast nii aru. Aga nagu ütlesid, kondid ja kõrvale ja liha ära süüa. Siis minu jaoks ma ei näe seda nii. Mina näen seda niimoodi, et see kiusatus oli käsu kohta. Ja selle on just sellepärast, et ma nüüd... Identiteedi kohta oli tegelikult kiusatus. Kas ei olnud? Ta tõi seal mitmed asju välja. Ta ütles, et need kivid leivaks, aga just niimoodi, et ma kirjutasin pärast Slavale paberile ka. Kiusatus identiteedi kohta. Et ikkagi ja oli küll mainis küll. Käsulauad leivaks. No olgu see, kuidas see nii, aga põhimõte on see, et kurat tuli kiusam. Mina tean niimoodi. Kiusatus ei ole kiusatus, kui see pole kiusatus. On ju nii? See peab olema kiusatus, muidu ei ole kiusatus. Nii. Ja kuna vana testamendist me näeme, kivi sümboliseeris käsku. Kivi oli külm, elutu, armutu, jäik ja seal tuli iga sukkamõist ja kõik, mis sinna taha kaasnes, kõik on ju nii. Ma kirjutasin Slavale, et kui ta oleks teinud need kivid leivaks, ehk siis käsu oleks nagu leivaks teinud, siis oleks abielu rikkumisest naine Jeesuse poolt kividega surnuks visata. Jah, täpselt nii. Ma vaatan veel, mis Slava on öelnud, et see kiusatus oli, et kes sind varustab. Jah, sest ta pidas toiti ja kes varustab ja toiti. Kes on see varustab ja kui sind ei varusta Jumal, siis sa oled orb. Siis sa oled orb, kui su isa ei ole, siis varustab, siis sa oled orb, sest sul ei ole varustajat. No jah, aga lähme nüüd Jeesus juurde. Ta ju tegi kõike, mida isa ütles teda olevat. Ehk isa varustas teda kogu aeg. Kuidas see sai Jeesusel kiusatuks olla? Mul ei mahu see päev. See ei ole ju siis tal kiusatus ju. Sest ta sai oma toidu isalt, selle varustus isalt ja ta ei teinud mitte midagi, mida isa ei oleks tal ütlenud. Ta tegi alati seda, mida isa ütles. Ja tema oskas seda vaimumaailma nagu rohkem. Ta sai ju selle kohe aru, kui Jeesus tuli neid kivisid muuda see leivaks. Põhimõte oli see, muuda see käsk leivaks, et muuda see meie igapäeva toiduks. See on see point seal. Nii, ja nüüd, kuna Jeesus ütleb, et mina olen eluleib, nagu täna tuli välja, et leivakoda. Nii. Siis tema oli maailma leib. Nii. Ja ta andis ristil oma elu selle eest, ta andis oma ihu, ta andis oma vere. Nii. Siis see ongi tal kiusatus, sest tema pidi saama eluleivaks, mitte käsk eluleivaks. Loomulikult nüüd on kiusatus. Kurat pakkus kõiki asju talle, mis juba tal olid. Valitsust, ta pakkus neid asju kõik, mis oli Kristus, tegelikult Jumal talle andnud Jeesusele. Täpselt samu asju. Pane tähele, kõik need, mida ristil teostatakse, olid kiusatuses. Ta tõi valitsuse, kuningriigi valitsuse, ta tõi leiva, kes on ise eluleib, tõeline leib ja ta tuli templit ehk eluaset tegema. Sest templi kiusatus oli seal, ta viis ta templi harjale ja kukut ennast siit alla ja see oli templi kiusatus, sest tema on nüüd see tempel. Ja ma annan kogu maailma rahvad sulle, kurat pakkus, tegelikult läbi risti ta saigi kõik omale, on ju? Risti kaudu see nüüd kõik on meile täna, see pärand on meile täna kätte saada. Nii, ja nüüd need on talle kiusatuseks. Kiusatus ei saa olla kiusatus, kui see pole kiusatus. See peab olema kiusatus, siis ta on kiusatus. Mul on 10 aastat täpselt sama juba Jumal ilmutanud, nii et räägib. Kiusatuseks, mis vaimsele inimesele ei ole ju. Et liharikud inimesed innustavad igasuguseid asju. Aga Jeesus ei olnud ju.
no Jeesus oli kõik sõltub oma isast ja tal oli see leib ja varustus oli isalt olemas ju. Teda ei saanud sellega kiusata selles suhtes, et tema varustus tuligi isalt ja ta oli isas. Nad tegid ju koostööd, siis vastasel juhul oli see, ma ei tea, see kiusatus, et Jumala endale siis olema või kuidagi seotud, sest tema ise varustas Jeesust ju. No, ja nüüd täna on see tempel ja see hingamise ase, see elu ase on täna meis 24/7. Ja see on nüüd ja sellepärast me olemegi täna vaimu uues olemises, sest tema vaim on täna meis ja täna Jumal on ise vaim ja me kontakteerume nüüd vaimu uues olemises, me käimegi selles uues olemises ja nüüd me ei käi kummardamas ja me ei too enam neid patuohvreid, sest neid ei ole vaja, sest üks ohver toodi kõikide eest, üks surm kõikide eest, üks ohver kõikide eest ja nüüd Jeesuse veri veel kinnitas, valati, andis oma patu, ühtegi verd alamata ei ole patu andmist olemas. Ja nüüd Jeesuse veri valati ja sellepärast ongi pühad, näiteks pühaks ja sellepärast on Jeesuse nimi ka üle kõikide nime ülendatud, et üks, mõelge nüüd ise, tema, kes on õige, ei teadnud mingist patust ja sai meie eest patuks. Ma olen möönud, Jumal, sa pidid ju olema õiglane Jumal. Nii, aga nüüd ma mõistan nüüd ühte asja. Kuna Jumal võttis vastutuse oma peale, siis ta tõi mängu oma ainusündinud poja. Ja me ei saa teda millegis selles suhtes näpuga näidata, et ebaõiglane ja õiglane, vaid tema otsustas nii. Ja ta säästis seemet, sest Piibel ütleb, kui ta ei oleks seenet säästnud, me oleksime Soodoma Gomorra sarnased ja mis Soodoma Gomorraga juhtus, hävitati. Me oleks hävingu väärt on. Ta sai ise patuks. Aga sa oled nagu vaimumaailmas näinud seda patku isiksust, kes ongi üdini tülgastav ja siuke halb ja siukene ukse näeb. Ja vaata, mu jumal, miks sa mu maha jätsid? Sest ta oli sel hetkel oli tema see patt, kogu maailma patt oli tema ise nagu oli. Et see oli nagu nii kohutav, kui see Jumal ilmutab sulle seda, et ta ise pidi saama selleks, et mina oleksin sellest vaba ja sellest rõvedast elukast. Et see on samas nii ilus, nii armas, ja kui sa seda näed, sul lihtsalt pisarad voolavad ja siuke tänu voolab sul sees. Ja nüüd me näeme, et Jumal ei ole ülekohtune selles suhtes, näiteks kui mina sündisin siia füüsilisse maailma, ehk olen ka vere ja liha osaline, nii. Siis mis mina ju selle süüdelen, et Aadam pattu tegi. Nii. Aga kuna nüüd Jumal tõi oma poja ohvriks, ehk ta tuli ise, võttis vastutuse. Tänapäeval pole vastutus, poliitikutel pole vastutus. Oma loodu eest võttis, kui sa midagi lood, siis ta võttis vastutuse. Garantii ehk vastutus võttis enese peale ja tõi maailmale vabastuse, tõi lahenduse, vabastuse ehk sellest olukorrast välja tulemise. Ja täna on see meil kätte saadav usu kaudu. Mitte tegude kaudu. Usu kaudu. Ja poeg oli seeme ja nii palju poegi me toodame nüüd. Täpselt. Kuna ta ütleb niimoodi, kui seeme ei kuku mulda ega sure, siis ta ei kanna vilja, kuidas ta ütleb seal nii. Ja nüüd Jeesus oligi see seeme, kes suri, läks mulda põhimõtteliselt ja tõusis ja andis elu teistele. Sest see on seemne, ma olen alati rõhutanud, Jumala riik on seemnepõhine, see ei ole kuhugi kadunud. Nii nagu see füüsiline maailm, puud, pöösad, taimed, kalad, linnud, loomad, kõik on seemnepõhine. Nii sama on inimesel samamoodi seemnepõhine. Ehk mees toob naisele, annab spermat. Et see on seemnepõhine. Nii, ja siis siginevad inimesed, sünnib inimesi, järglased. Ja see on Jumalast niimoodi loodud. Vaimne ka sama. Et Jumal on kõik hästi teinud. Ta on tohutult hästi teinud, mis mitte millegis näpuga talle näidata. Ja näiteks mina olen ka öelnud, et no mis mina sinna teha saan, kui näiteks on ju elupuu, kogu aeg räägitakse sellest hea ja kurja tundmise puust. Aga me ei tohi ära unustada, seal kõrval oli ju ka elupuu. Elupuust võiks ju rohkem rääkida. Aga kogu aeg on selle kurja ja kurja tundmise puus käib jutt. Aga võib-olla võiks rohkem sellest elupuust rääkida, sest see oli samamoodi aia keskel. See ongi Jeesus ju, millest me räägimegi siin praegu. On ju Jeesus ongi elupuu. Nii et see elupuu, me oleme täna selles elupuus.
ja me oleme sellest nüüd läbi Kristuse lunastustöö, me oleme selles, täna siis oleme ja liigume. Sööme sellest. Ma tahan öelda nagu, et nagu, mul on nagu selline mõte, et äkki on see aeg meie sees ja et nagu elupuu on meie sees, aga samas võib olla ka hea ja kurja tundmise puu. Nagu, tähendab, see on nagu selles mõttes, et hinge tasandil. Meil on valik nagu. Jah, et ma võin ka süüa sellest. See hea kurja tundmise puu keegi seletas, ma ise otsustan, mis ma teen. Kogudus ise, ma arvan ise, mis on õige. Ma ei küsi Jumala käest, vaid see hea kurja tundmise puu pealt võtmine ongi, et ma arvan, et see on õige. Ma arvan, et see on õige. See on õige. See on nagu Jumala roll, et mina otsustan, mis on hea. Mina otsustan, just et mina otsustan, mitte ma ei võta Kristusest, vaid mina ise arvan, mina ise otsustan. Inimsööja on paha, kuna mina ei söö inimesi ja minu seadus ei luba seda, siis ma mõistan hukka inimsööja, aga tema jaoks on see okei, on ju. Ma ei saa lähtuda sellest, kus mina olen elanud või kus ajastus ma elan. Oma isiklikus elus me võime kogu aeg ka arvata midagi ise, aga me võime ka oodata Jumalast, on ju, aga me võime ka ise teha. Siis on hea kurad on see puust võtame, kui me ise arvame. Eks ju? Täpselt. Me võtame Jumala rolli, sest me hakkame hinnanguid andma. Aga Eli selles suhtes hinge tasandil, jah. Aga vaimu tasandil seda enam ei ole, sest meil on juur läbi löögatud ja me oleme teisest juurest nüüd. Et selles suhtes meie vaimus ei ole enam seda hea kurja tundmise puud, mis ennem oli. Nüüd enam ei ole. Nii. Ja nüüd mina olen samamoodi näinud nagu Orisselasse Paul ja nagu Slava näeb, mina näen samamoodi. Kõik vale ja pettus tuleb nüüd meil siit kõrvalt sisse. Läbi meie... Et langimine saaks suuremaks. Ei, ma mõtlen, üldse meid täna petetud, et me saame petetuks, on tulnud läbi meie mõistuse. Tuleb üks mõte ja see mõte võib olla nüüd hea ja kurja tundmise puust. Jah, seda, jah. Aga me enam ei oma hea ja kurja tundmise puust. Ehk ta tuleb kõrvalt sisse. Ja arvan, kui ta sisse tuleb ei ole nii hull, vaid see keel on see üks kõige hullem asi, kui me sellega välja laseme. Ütleme näiteks, ma hakkaksin praegu hinnangut, et sina räägid tõtt, sina valetad, sinuga ma veel kahtlen, on ju, sina räägid õiget juttu. Ja juba ma annan hinnanguid ja juba lootan Jumala rolli ära. Ja see ongi see hea kurja tundmise puud, mina ise otsustan. Mis või kes või kus või enne. Kes räägib tõtt, kes mitte. Selle asemel, et minna Jumala ette. Laseme nagu needuse sisse, eks ju oma isiklikku ellu, nii vastatakse kogudustesse ja igale poole. Mina ega ma siin põhilises on räägitud, aga ma küsiks teie käest ühe küsimuse, mida ma pühapäeval tahaks jagada, see puudutab. Minu jaoks on ta detail, äkki keegi oskab vastata. Minu jaoks on oluline detail jälle. Kas keegi oskab öelda, kui Jeesus sündis, siis tähetargad ja kõik nad seal ennustasid ette, et üks kuningas on sündinud ja nüüd kui oli see Herodes ajal, et ta kuulis, et on sündinud kuningas on ja need tähetargad ja kes sealt tulid, et nad petsid teda ja siis ta vihastas ja tappis ära kõik kuni kaheaastased poeglapsed või oli see või kõik lapsed või poeglapsed, jah nii. Et kas te oskate öelda mulle, ma olen nüüd kõik see aeg otsinud ja ma ei leia otseselt kirja kohta, kas ongi üldse piiblis olnud, kui kaua see ingel ju ilmus ja ütles, et mine ära Egiptusse, sest elu on ohus, Jeesuse elu oli ohus, kui ta pisike tüta oli. Et siis kui kaua ta kagelduses oli? Nii kaua kuni Herodes ära suri, seda ma tean. Ja see kirja koht on mul olemas, see on Matteuses, aga mind huvitab see aeg. Mitu aastat ta oli varjul ja siis ingel jälle ilmus, et nüüd on Herodes surnud, et oli just jah, et nüüd võid tagasi tulla. Kas keegi oskab öelda? Kes selle uurib välja seal? Ma ei vitsi praegu mõtleda, räägi ära. Mis aastad oli Jeesuse sünnist Herodese turvani? Ei no, see ei ole nii, sellepärast, et Herodes oli võimul palju aastaid veel. Aga Herodes suri nüüd viimase lõpu Jeesuse sünni lõpuni. Paar aastat kusagil või? Nii et mina pakuks 3 aastat. 3 aastat, jah. Sest 2 aastas tapeti, see vihkib juba sellele on ja see ei saanud nii kaua alla pärast on. Et ma ümardan selle 3 aastaks.
sest see mulle sobib see, kui ma nüüd pühapäeval räägin, et mulle sobib see, sest see läheks nii kokku, sest 3 on seotud 3 päeva vaalapõhus on ju, 3 päeva ta oli ristil on ju ja nüüd on üks oluline asi, mida ma pühapäeval toon, on ka 3 seotud ja mina näen, et see võis olla 3 aastat on ju. Küsisin Tõnu käest ka, täna küsisin Taavi käest ka, nad olid ühel nõul, et see võib olla küll, ümardame kuni 3 aastat. Aga kirja kohta ma ei leia. Nüüd tuleb nagu arvutuslikul teel, saaks võib-olla jälile on ju. Kes ajaloo uurijad on, need võib-olla oskaksid täpsemalt. Oota korraks, kuni 2-aastased veel lihatoitu söö, 2-aastased hakkavad liha ka sööma ju. Ennem on piimatoidul, aga kui võtad need teises suhtes vaimselt, et ka kirikus saab kuni 2-aastased, ütleme piimatoidul olijad väga kergesti ära tappa. Toomas, ta jäeti krollile neid ütlema. Mida siin? Krolli jah. Jah. Jaa, krolli. Jah, temasugune võib seda teada, jah. On see krolli telefon? Aga ma arvan, ma ei pane nii puusse midagi, see on emandana 3 aastaks. Seda vist seal piiblis ei ole, keegi ei teagi seda. Võib-olla ei tea. Aga see sinna kanti jääb. Ja kindlasti, kes on nüüd ajaloolised ja neid asju uurinud, nendel on kindlasti. Ma võin pärast küsida. Ma olen oma teoloogia õpetajaga. Jah. Ei no ma sain põhilise öeldud, sest ma seda Eerikut praegu rääkima ei hakka. Sa võid 40 minutit veel rääkida, mul on aega. Räägi ikka Eeriku ka ära, me ikka kaupleme. Räägi ära, jah. Räägi ikka ära. Mina olen ka ühest nii olulisest asjast täna loobunud, et siia tulla. Nii oluline asi oli. Just, ma pidin kihutama veel selle rammiga. Ma võitlesin, mis ma pean tegema, jumal, kumba pean minema, kumba pean tegema. Käin esimesest raamist maha, teisega ta üle kaas põhjast. Las Toomas toimib oma usu mööda, et ma saan aru, et Toomas on väga põhjalik ja tal on veel asjad lahti ja uurida ja et siis võib-olla tahab, vaata, mina lähen väga pealiskaudselt, kui mul on mingi ilmutus, siis ma kohe välja valan selle. Aga Toomasel, jah, on see asi teistmoodi, kuna me oleme erinevalt kutsutud, Toomasel on õpetaja kutsumus, siis vaadake, see kutsumus panebki teistmoodi toimima. Aga nii palju, kui sul on, nii me ikkagi kuuleks. Vaata, kas ta oskas ta jälle käia. Ta on juba tundide viisi pinget kruvinud. Simpsoni juuste kallal, et lõpuks naine meelitas välja. Toomas ei kiusamas. No mis ma ütlen, me jõuame Kristuseni välja jälle selle asjaga, noh. Jälle eluvuuri. Ma ütlen, see, mis see Mause tee peal Jeesus vastas. Vaata, me võime lugeda ju Vanas Testamendis, me loeme igasugust asju. Ja kujuta ette nüüd, Jeesus vastab ja miks nende südamed põlema lõid? Kõik olen mina. See on ikka niivõrd vapustav asi, aga vaata, seda me ei saa inimlikult näha, vaid seda peab ikkagi Jumala vaim nüüd näitama, et kõik lood, kõik on Kristus, Vana Testament, kõik algusest lõpuni, kõik on Kristus. Ja ilmutuse raamatu kohta ta ütleb ju ka, see on ilmutus Kristusest. Aga vaata, me jälle inimestena loeme kõike muud välja ilmutuse raamatust. Aga tegelikult see on ilmutus Kristusest. See pole avanenud lihtsalt. Ja teate, miks see on nii? Kuna vanasti ei olnud ju trükikodasid polnud ju veel loodud, et piibelt trükkida. Neil ei olnud ju niimoodi võtta Jumala sõna, nagu meil täna on. Piiblina 15-16 sajandit kaua seda kirjutati on ju. Et meil on ta täna võtta ja lehitseda ja kohe vaatame nii. Ja omal ajal ei olnud seda nii. Ja nüüd seal loeti ju ette iga pühapäev pühakojas seda ju. Ja nüüd, miks on see ka Kristusele peab viima, sest see käis tol ajal täpselt samamoodi usu läbi. Ja nemad uskusid usu läbi, mis oli eel tulemas. Kes uskus jääb elama. Nii. Me usume täna nagu tagantjärgi, mida Kristus on meie eest teinud. Ja me jääme ka täna elama. Nii et usk ei ole kuhugi kadunud, see toimus vanasti läbi usu ja toimub praegu ka läbi usu. Ja sellepärast oli need kirjakood kõik pidid viima Kristuseni, sest nad pidid jõudma samamoodi Kristuseni. Ja meil on täna need kirjakood, me samamoodi Kristuseni. Et me võtame tagantjärgi sinna, nendel oli ees ootavalt
mida nad ei näinud ja see toimus 2000 aastat tagasi, siis nad pidid uskuma sellesse, mis on tulemas. Nagu vaskmaa vaataminegi oli. Kes vaatas vaskmaa peale, see jäi elama. Kes ei vaatanud, ei jäänud elama. Ehk see oli jälle ettekuulutus Kristusest jälle. Ja täna, kes vaatab Kristusele, jääb elama. Täpselt. Et see põhimõte veel mitte kuhugi kadunud. Ja siis saab olla Jumal ka võrdne kõikidele. Olid eelmised põlved sajandid tagasi täpselt samasugune, nagu me täna usume. Mitte midagi on vahet teha. Ja siis ongi Jumal kõigile võrdne. Ühed uskusid ette ulatavalt, me usume nüüd taha, vaatame, mis on tehtud. Jah, see oli väga võimas, et need üksikud või vähesed, kes siis nägid Kristust ja tema kannatust ette, siis see on nii huvitav, et nad olid täiesti nii vastuvõetamatud tolleaegsele Iisraelile, kes uskusid Jumalat teisel viisil, aga see Kristuse surm ja sellele järgnev kannatus muutis nii radikaalselt nende suhtumist, et nad olid täiesti hüljatud, täiesti põlatud. See on midagi, mis täna meid kõnetab ja võt igas ärkamises ka, kes saab nüüd midagi Jumala käest, siis just eelnev põlvkond, kes on ärkamise sees olnud, ei suuda seda nägemust vastu võtta. Et selles mõttes on vaja nagu rahulikuks jääda ja mõtiskleda ja uurida ja mitte emotsioonides kohe tormama hakata, et see vaimne asi on nii mõistuse vastane, et me vajame siin tõesti kõik Jumala armu ja abi, et Kristusest osa saada. Kristust ei muutud ju ka ära. Ütleme, tavalised inimesed nõudsid ta ennem ära. Kui kirjatundjad, eks ju. Et ütleme, et need lihtsad patused, lihtsalt, kes ei olnud pühendunud, nendel oli lihtsam ära tunda. Aga ütleme, seda ei saa öelda pühendunud. Kas ütleme, kirikupapid ei ole väga pühendanud, eks ju, ja nemad ei tunne teda ära. Oma meelest on nad väga pühendunud, on ju, aga nad ei ole oma südant andnud. Küsimus ära tundmises on alati lihtsalt lihtsalt inimesed andsid oma südame, nad elasid iga päev seda elu, eks ju. Aga seda muidugi tuleb õieti mõista, seda südame andmist, sest ütleme, et mina inimlikult ei anna mitte midagi. Ainult ma annan ennast tema valguses ja tema valguses ma annan ennast. Sest et iga kiriku tegelased täna ka on ju ka pühendunud küll. Nii nagu kirjatundjadki olid pühendunud küll. Ja kujut ette, rahvas austas neid nende pühendumise pärast. Vaata, meid täna ei austata. Meil ei ole täna niisugust pühendumist, mis nendel oli. Aga vaata nüüd, see ei olnud, nagu Rooma 9 lõpp ütleb, see ei olnud õiget tunnetust mööda, sest ta ütleb, et kui nad üles seavad oma õiguse, ei ole alistunud nad Kristuse õigsusele. Ja vaata, Kristuse õigsusele ma ei saa inimlikult alistuda. Ma võin teha kangelaslikke asju inimlikult. Ilma armu nägemata ma ei saa alistuda Kristusele. Ja inimesel on võimekus, kui me võtame täna teatuid usuliikumisi, kus ei ole Kristusega midagi tegemist. Vaadake, missugune pühendumine. See on meeletu, kui me täna natuke analüüsime. Aga mitte Jumalale tegelikult õiget tunnetus. Aga vaata, see ei ole nüüd armastuses Kristuse vastu. Vaat nüüd, kui valgus tuleb, siis vaata su süda selles valguses automaatselt armastab teda.
isegi võiks niimoodi väljendada. Ja kui raske oli, ütleme, Vanatestamendi prohvetidel suurimatelgi armastada Jumalat. Ja vaata, kuidas nad on, isegi minusuguse lihtsa naise peale, Vanatestamendi suurim prohvet, ülimalt kade. Vaata, nad tahab kas ühte ainukest minu päeva elada, et elada selles Kristuse ees, taevases olukorras. Selle armu tõttu. Just. Selle armu tõttu, jah. Ja selle risti lõpetatud töö tõttu. Ei pääseda mitte sisse. Aga vaata me võtame seda sõna pühenduda ja teha, me võtame seda kuidagi inimlikult ja me võtame siiralt, aga vaata, see on ikkagi suur saladus ja vaata, kui see... Ega nüüd ei ole tegelikult kerge helistada. Ei, absoluutselt. Kas ta süda on selle sees või mitte? See võib olla niimoodi, et sa pühendud selle pärast, et sa nägid valgust või pühendud sa lihtsalt pühendumise pärast. Jah. Positsiooni pärast, igasuguste muude asjade pärast. Ta võib ka siiralt pühenduda, aga lihtsalt ei ole ma toon teile näite. Need on nii salakavalad asjad tõepoolest. Näiteks kui inimesel ei ole näiteks paguneid, siis tegelikult ta võtab lihtsalt. Nüüd kui sind ülendatakse, siis vaadake, missugune pühendumine kohe algab pihta. Vastutus, aga see on inimlik tihti peale. Et see on, mis Heli ütles, see ongi õige. Vaata, ma loeksin seda, see on nii ilus, kui süveneda, see on Rooma 9 lõpp. See on kõigil teada küll ja peas, aga ikkagi, mis me ütleme seda, et paganad, kes õigust ei taotlenud, vaata kui veider väljendus, on õiguse kätte saanud, ent õiguse, mis tuleb usust. Aga Iisrael, kes taotles õigust seaduse varal, ei ole seaduseni ulatunud. Või tänapäeva keeles võiks ütelda õigesti tegemise varal. Käsu varal. Ja mis iganes, kuidas iganes. Aga see on nii inimlik mõtteviis, sest kui ma pühendun, teen, täidan, siis minu loogika, inimlik loogika ütleb küll taevas mind tunnustab selle tegemise tõttu. Aga kui tegelikult, kui sa ikka oma südames väga aus oled, siis sa ju tead, mis sa teed. Ei pruugi. Aga samas, ütleme, kui vaadata, kaks inimest võivad täpselt ühte sama asja teha, väliselt. Vaatad, see palvetab või see palvetab. Aga üks palvetab selle pärast, et ta tahab leida, et ta tahab näha. Ta ei loe oma tunde kokku, ta nagu ei arvesta neid asju. Tal on üks eesmärk, ma tahan oma Jumalat näha. Tal puudub maine tahtmine või tal on vaimne tahtmine. Neid näiteid on viilis palju, Kaini, Aabeli, neid on hästi palju Tölneri ja Varis või selle Patuse. Kujuge ette, kui mõistuse vastane on, teine teeb kõik ja rõõmutseb ka ju, et isa, ma tänan, et kõike täidan, kõike teen ja pealegi pole selline patune, nagu see mu kõrval siin. Eks ole, tegelikult see oli siiras. Kui me ütleme inimlikult siiras. Aga pimeduses. Ja teisel ei olnud mitte midagi muud peale, kui lõi rusikaga, see oli Iisraelis üks kõige suurem alandamise tundemärk, rusikaga vastu rindu ja lihtsalt ütleb, et aga nüüd selles oli Jumala tundmine. Vaadake. Ja nüüd Jeesus ütleb, ja tema läks pühakojast välja õigemaks. Mitte ta oli nüüd õige, aga palju paremas olukorras kui see, kes kõik täitis, sest taevas andis tal mingi tunnetuse. Ja selle tunnetuse peale ta lööb rusikaga vastu rindu. Ja kujuta ette, ja sellest hetkest ju algab Jumala pühavaimu toimimine. Äramõistmisest. Nii et vaadake, inimene ei küündi millegini oma inimlikkusest. Teed sa või ei tee, vahet ei ole. Ja vot sellepärast ta siin ütleb, et mis pärast, sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavad tegudest.
nad komistasid vastu komistuskivi, nagu on kirjutatud, ennäe, ma panen Siionisse komistuskivi ja pahanduskalju ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse. Vennad, minu südame soov ja eespalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid. Ma tunnistan neile, et neil on nii palju indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt. Sest nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kehtestada oma õigust. Vaat see nüüd meil, ütleme nii, et inimlikkuses kõigil rikutuses nii vere sees. Vaadake, kui ja näiteks kui midagi juhtub, siis meie vaata need refleksid, kuidas me nagu Jumala ette tuleme või toimime esmapilgul, võivad olla ikka päris huvitavad. Aga kui me siis rahuneme, oma südame vabastame, vaat siis see täiesti meie väljendid võivad muutuda. Aga see on jah huvitav, teema on see, mulle meeldib, ja vaata nüüd, sest nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õiguse, sest seaduse lõpp, miks siis seadus on? Seaduse lõpp on Kristus õiguseks igaühele, aga nüüd seaduse lõpp toob murtuse. Seaduse lõpp näitab, et mina olen täiesti küündematu, jõuetu. Ja ütlen, kõik on läbi. Ja nüüd selles hetkes võib olla mu südames tohutu pettumus just iseenda suhtes. Sest mina oleksin pidanud suutma, ma oleksin pidanud olema tegija. Ja nüüd ma olen siin. Ja ma olen täiesti abitu, täiesti läbi kukkunud. Aga vaata sellesse ei tohi jääda, sest lõpuks tuleb hakata ju pühavaimu juhtimise järgi käima. See tähendab seda, et kui sa võidki lõputusi jääda ootama sellesse. Kas sa siis ennem ei käinud, ikka käisid ennem ka? Aga lõpuks tuleb ju alluda pühale vaimule. See tähendab seda, et sa hakkadki tegusid tegema pühavaimu käest. See on algus alles. Aga vaata, mõni võibki teha võib-olla pühavaimu läbi seda, et ei tee käsu läbi, vaid vaim käsib teha neid asju. No kõik on jah võimalik. Jumal ütleb sulle, et mine ja tee ja sa teed. Mina kinnitan Leevi sõnu sellega, et ma mäletan, kui ma hakkasin armu sisse tulema, siis varastas keegi selle armu mul kuidagi ära, käsu jutustada. Ja mul tekkiski kahtlus, et äkki ma olen vale õpetuses sees. Ja vaat siis tuli see seaduse lõpp tuli mul niimoodi, ma 3 kuud nutsin Jumala ees, Jumal oli isegi kirikusse ei lasti mind, lihtsalt lugesin piiblit ja ta hakkas ise uuesti mind armusesse tagasi viima. Ja vaat see murtus oligi see seaduse lõpp. Aga see on iseenesest kõik, kes me saame osa Jumala toimimisest, me läheme mingil viisil sellest protsessist läbi. Igaühel on see kindlasti erinev. Igaühel on see väga erinev. Aga ilmselt. Aga vaimselt on see ühte moodi. Vaimselt on ükstapuha, mis väliselt, aga vaimselt me ei saa edasi. Ta on ikkagi Jumala tee. Jumala tee on see absoluutselt igat inimest see puudutab. Et üks kirjakoht on veel ja mõistetakse õigeks täiesti muidu. See oli. Lahus käsutegudest. Või jälle Rooma 4 hakkab väga võimsalt, ma loen, mulle see ka väga meeldib, Rooma 4, õndsad on need, kelled ülekohus on andeks antud, kelle patud on kinni kaetud, õnnis on mees, kelle pattu issand ei arvesta. Aga siin ta eelnevalt räägib ka Abrahamist, et kas tal arvati siis see õigsuseks tegude tõttu ja siis ta siin just väidab, et mitte tegude tõttu ja siis ta ütleb, et õnnis on, kes saab andeks. Ja ilmselt see meie kõigi kogemus on selles eluprotsessis ja võitluses, et kujut ette, sa oled rabelenud selle nimel ja korraga sa võtad armu peale. Või siis kuskil on see lause, ja kuidas siis seda arvestati usu õiguse tõttu.